Putini kevadrünnak ei lähe plaanipäraselt ja see on veel leebelt öeldud. See, mis pidi olema Venemaa viimane pealetung Donbassi vallutamiseks, on muutunud millekski hoopis teistsuguseks. Ukraina võtab kõik tagasi. See on derussifitseerimine käigus. Ja viimast pealetungi ei tee mitte Venemaa, vaid Ukraina. Ukraina rahva täielik vabastamine on alanud ja Putin ei ole valmis selleks ulatuslikuks pealetungiks, mis tema poole liigub. See ei pidanud nii minema. Märtsi alguses algas Venemaa suur pealetung, mille Putin kavandas spetsiaalselt selleks, et lõpuks murda viimased vastupanu osutavad asulad Luhanski oblastis. Ja mis veelgi olulisem, purustada Donetski kindluste vöönd, mis seisab Venemaa ja täieliku Donbassi kontrolli vahel. Venemaa koondas 10 000 sõdureid. Putin väitis, et tal on reservid olemas. Ja kogu Vene propaganda viitas sellele, et ühe tähtsaima Ukraina piirkonna langemine on vältimatu. Kui kuulata Putinit, võiks arvata, et Donbassi kokkuvarisemine on vältimatu. Tegelikult ei ole see nii. Hoolimata Putini huuplemisest on Venemaa kevadine pealetung olnud täielik katastroof, mis saavutab täpselt vastupidise tulemuse sellele, milleks see mõeldud oli. Territooriumi ei võida mitte Venemaa. See on Ukraina, kes vabastab suuri maa-alasid. Aprilli andmed on käes ja need näevad Putini jaoks väga halva tellja. 2026 aasta aprillis registreeris Venemaa oma esimese territoriaalse netokaotuse alates 2024 aasta augustist. Meed, kellel on hea mälu, mäletavad, et 2024 aasta augustis alustas Ukraina oma ägedat vastupealetungi Venemaa Kurski piirkonda, mille käigus ta võttis kontrolli alla üle 1000 ruutkilomeetri ehk umbes 386 ruutmiili Venemaa territooriumi. See, mida me praegu näeme, ei ole selle poolest, kui paljudes kohtades Ukraina ründab nii dramaatiline kui varem, kuid see on siiski ülioluline. Miks? Selle asemel, et võtta kontrolli alla Vene territoorium, vabastab Ukraina omaenda maad ja teeb seda muljetavaldaval määral. Aprillis edestas Ukraina Venemaad 116 ruutkilomeetri ehk 44,7 ruutmiili territooriumi vabastamisega. Seda kinnitab Institute for the Study of War ehk ISW, mis toob esile, kuidas Venemaa kevadine pealetung on taandunud olukorraks, kus Putini väed peavad toime tulema hulga negatiivsete arengutega lahinguväljal, mis põhjustavad neil allakäiku. See pole tekkinud tühja koha pealt. Märts ei olnud venelaste jaoks palju parem. Kevadpealetungi alguskuul ei saavutanud Venemaa 31 päeva kestnud lahingute jooksul peaaegu mingit netovõitu. ISW raporti kohaselt suutis Venemaa märtsis vallutada vaid 23 ruutkilomeetrit ehk 8,9 ruutmiili Ukrainast ning tundub tõenäoline, et aprillis on ta kogu selle territooriumi ja enamgi veel kaotanud. See, mida me siin näeme, on täielik muutus operatsioonide tempos, mis toimub Vladimir Putini jaoks kõige halvemal võimalikul ajal. Võrrelge tänaseid andmeid 2025 aasta omadega. Kiev Posti andmetel vallutasid Venemaa väed 2025 aasta märtsis iga päev umbes 12,9 ruutkilomeetrit ehk umbes 5 ruutmiili Ukrainast. Seega oleks 2 päeva lahinguid. 2025 aasta märtsis andnud Venemaale rohkem territooriumi kui terve kuu lahinguid 2026 aasta märtsis. See ei jäta Putini jaoks head muljet ja nüüd, kui näeme, et Venemaa kaotas aprillis territooriumi, on selge, et initsiatiiv on muutumas. Ukraina derussifitseerimine toimub nüüd umbes 3,87 ruutkilomeetri ehk 1,5 ruutmiili võrra iga päev, teatab Kiev Post. Kuidas see ometi juhtus? Kevad pidi olema vältimatu Vene võidu algus. See, mis praegu toimub, on kõiki üllatanud, välja arvatud Ukraina, kes oli selleks kogu aeg valmistunud. Ukraina geniaalsuse ja Vene ebakompetentsuse kombinatsioon on viinud Ukraina üllatavate tulemusteni ning me uurime mõlemat. Aga kõigepealt on veel üks asi, millest rääkida. Venemaa kaotused. Need on jahmatavad. Meil on juba olemas numbrid Venemaa katastroofilise pealetungi kohta. Need olid rekordilised, nagu Ukraina president Volodymyr Zelenski avalikustas. Vladimir Putin kaotas märtsis 35 351 oma sõdurit, saavutamata praktiliselt mingeid edusamme, mis oli üle 350 sõduri. See on rohkem kui 35 000 kaotust, mida Venemaa kandis 2025 aasta detsembris, mis varem oli Venemaa süngeim Ukraina sõja rekord. Aprilli andmed ei ole veel teada. Ukraina alles kogub neid kokku. Aga kui võtta aluseks 29 aprill, siis näeme tõenäoliselt midagi sarnast, eriti arvestades, et Venemaa sai oma esimese territoriaalse netokaotuse alates 2024 aastast. 29. aprillil kaotas Venemaa 1470 sõdurit, teatab Ukraina kaitseministeerium. Kui korrutada see arv 30-ga, saame kuiseks kogusummaks 44 100. Putini jaoks läheb olukord ainult hullemaks. Tema kevadine pealetung on praktiliselt kokku varisenud enne, kui see jõudis korralikult alata ja Ukraina kasutab seda ära.
Kiev Posti andmetel vabastas Ukraina märtsis ligi 50 ruutkilomeetrit ehk 20 ruutmiili oma territooriumist. Veebruaris ja jaanuari lõpus saavutatud edusammud moodustasid 480 ruutkilomeetrit ehk 185 ruutmiili. Lisage aprilli netovõit ja on selge, et Ukraina on tõusuteel. Ja Ukraina ei võta siin tagasi tühja põllumaad ega mõttetut territooriumi. Ukraina vastupealetung on mõõdetud, täpne ja sihib võtmekohti, mis häirivad Vene logistikat ja manöövreid kogu rindel. Ukraina 2026. Aasta aprilli tulemus polnud ühekordne juhus. See on osa mustrist, mis on iseloomustanud kogu aastat. Venemaa hoopleb, kuid just Ukraina teeb lahinguvälja lainsaid edusamme. Ukraina on täiemahulises pealetungis, mis hävitab kõik plaanid, mille Putin oli 2026 aastaks teinud. Aga me jõuame tagasi küsimuse juurde, kuidas see kõik toimub. Vene propaganda väitis, et Putini väed olid 2026 aastale vastu minnes ülekaalus. Juhuslikult hoogustus see propaganda detsembris, mis oli just siis, kui Putin valmistus oma seisukohti esitama järjekordsel rahuläbirääkimiste voorul. Kogu selle propagandakiuste näeme nüüd hoopis vastupidist sellele, mida Venemaa väitis juhtuvat. Miks? Ukrainal on selles muidugi väga suur roll ja sellest räägime ka kohe, kuid võib-olla on Venemaa jaoks suurim probleem see, et 2026 toob Putini strateegilise ebakompetentsuse selgelt esile. Praegu näeme kogu rindejoone ulatuses Venemaa pealetungi üldist aeglustumist. See aeglustumine on kestnud juba pikka aega, nagu ISW teatab. Venemaa edenemise tempo lahinguväljal on alates 2025. aasta novembrist pidevalt langenud, kuna Ukraina jätkuvad maismaa vasturünnakud ja Ukraina keskmaa rünnakud. Instituudi sõnul on 2026 aasta veebruaris kehtestatud Venemaa Starlinki terminaalide kasutamise keeld Ukrainas ning Kremli Telegrami piiramine süvendanud juba olemasolevaid probleeme Vene sõjaväes. Tõepoolest, oleme seda aeglustumist reaalajas näinud. Juba 2025 aasta novembris oli Venemaa aeglane, kuid suutis siiski hõivata umbes 575 ruutkilomeetrit ehk umbes 222 miili Ukrainast. Detsembris langes see umbes 40 või 50 ruutkilomeetri võrra, mis on umbes 15,4 kuni 19,3 ruutmiili. Sellest ajast alates on Venemaa edasitung kuude lõikes olnud vabalanguses, mis kõik viis 2026 aasta aprillini ja esimese territoriaalse kaotuseni alates 2024 aasta augustist. Suur osa põhjusest, miks see juhtub, on see, et Venemaa pole lihtsalt suutnud kohaneda olukorraga Ukrainas. ISW toob välja, et 2025 aasta talv ja 2026 aasta algus olid veidi külmemad ja märgatavalt märjemad kui eelneva aasta talv. See ongi viinud selleni, et märts ja aprill on olnud erakordselt porised, kuna kevadvihmad ja sulav maa loovad omamoodi vedela pinnase. Venemaa on sellele reageerinud ainsal viisil, mida Putin teab, visates Ukrainasse rohkem elavjõudu ja metalli. See läheb umbes nii, nagu võiks arvata. Oleme näinud, mis juhtub selle elavjõuga, kui Ukraina põhjustab Venemaa vägedele rekordilisi kaotusi. Metall ehk Venemaa mehhaniseeritud üksused on praktiliselt kasutud. Tankid ja soomukid suudavad vaevu liikuda mudasel Ukraina pinnasel, mis on takistanud Venemaal pakkumast oma sõduritele tuletoetust või kaitset neile, keda saadetakse rünnakutele. Kui muda haarab soomuki kinni, ei kästa Vene sõduril oodata, kuni tingimused paranevad. Nad väljuvad oma sõidukist ja marsivad läbi muda, kuni Ukraina droon nad paratamatult leiab ja hävitab. See on seesama vana lugu, mida oleme Putini käest kogu sõja vältel näinud. Inimleine rünnakud, mida toetavad suurtükivägi ja liugpommid, näivad olevat kõik, mis Venemaal tegelikult varuks on, ning see strateegia muutub järjest vähem tõhusaks, kuna Ukraina droonidest kubisevad tapatsoonid laienevad ja Venemaa infiltreerumistaktikat pööratakse pea peale. Aga Venemaa tegelik probleem on selles. Ta ei suuda sammu pidada sellega, mida ta praegu Ukrainas üritab teha. Ja see on üks peamisi põhjuseid, miks derussifitseerimine nii hästi edeneb. Tema kindralite levitatud valed ja sõjaväsimus tema riigis takistavad Vladimir Putini plaane. Aga enne kui sellesse süveneme, üks kiire märkus. Te vaatate saadet The Military Show ja meie toome teieni pealkirjade taga peituva tegelikkuse. Vajutage telli, kui soovite olla sündmustest eespool. Venemaa valetajad, kindralid, üritavad varjata kõike, mis toimub. Nad on loonud alternatiivse reaalsuse, kus Venemaa on tõusuteel. Ja kõige hullumeelsem selle juures on see, et Putin tõenäoliselt usub neid. Venemaa president on mees, kes karistab neid, kes räägivad talle asju, mida ta kuulda ei taha, mistõttu on ta enda ümber loonud seltskonna pugejaid, kes talle lihtsalt valetavad, et mitte olla järgmine kaaslane, kes ootamatult Venemaal aknast välja kukub. Venemaa peamiste propagandistide seas on Valeri Gerassimov, kes on Venemaa relvajõudude kindralstaabi ülem.
21. aprillil teatas AA Valeri Gerassimovi väidetest, et Venemaa on võtnud kontrolli alla 80 Ukraina asulat ja 1700 ruutkilomeetri ehk 656 ruutmiili Ukraina territooriumist. Märts ja aprill polnud kindlasti kuud, kus poleks olnud üldse edusamme ja millel oleks järgnenud suured kaotused, lisas Gerassimov. Oh ei, Venemaa olevat nende kuude jooksul endiselt territooriumi juurde saanud. Venemaa kevadpealetungi esimestel kuudel olevat Gerassimovi sõnul vallutatud 34 Ukraina asulat ja 700 ruutkilomeetrit ehk 270 ruutmiili territooriumi. Venemaa kindralstaabi ülem valetas. Kas oli mõeldud Venemaast väljaspool olijate petmiseks või enda naha päästmiseks, pole veel selge. Vladimir Putin on rahul sellega, et ta saab supleda selles alternatiivreaalsuses, mida tema kindralid loovad, sest tegelikkus on kaugel sellest, mida ta kuulda tahaks. Territooriumi netokaotused ja suure osa Ukraina territooriumide russifitseerimine on juba iseenesest piisavalt halvad. Aga mõelge, mida Vladimir Putini vananenud taktikad vajavad, et neil üldse mingit edu oleks. Elav jõudu. Sa ei saa kasutada lihaveski strateegiat, kui sul pole liha, mida veskisse panna. Kõigele lisaks, mis Venemaa jaoks praegu valesti läheb, võib kõige hullem olla see, et nad ei värba piisavalt sõdureid, et jätkata juba lagunema hakkavat kevadrünnakut. Ühendkuningriigi kaitseministeerium on juba toonud esile, mis toimub Venemaa värbamises, märkides, et märts oli 4. järjestikune kuu, mil Venemaa kaotas rohkem sõdureid, kui suutis juurde värvata. Pole juhus, et see tähendab, et detsember oli puudujäägi algus, mis on ka sama kuu, mil Venemaa territoriaalsed saavutused hakkasid järsult langema, viies nad olukorda, kus Ukraina on see, kes surub edasi ja vallutab alasid. Kiev Post läheb veidi sügavamale. Väljaanne toob välja, et Venemaa plaanib 2026 aasta lõpuks värvata 409 000 lepingulist sõdurit, kuid ei jõua sellele eesmärgile sugugi lähedale. Venemaa värbab keskmiselt 1120 sõdurit päevas, mis katab vaevu igapäevase kaotuste määra, mis jääb tavaliselt 1000 ja 1200 vahele, ning nagu nägime 29. aprillil võib see olla ka palju suurem. Praeguse värbamistempo juures jääb Venemaal 2026 aasta lõpuks oma eesmärgist puudu tuhandeid sõdureid. Lisaks ei kavatse Ukraina loorberitele puhkama jääda. Ukraina kaitseminister Mihhailo Fedorov on seadnud eesmärgiks saavutada 2026 aasta lõpuks 50 000 Vene kaotust kuus. Kui Ukraina selle eesmärgi saavutab, süvendavad Venemaa niigi nõrka värbamist veelgi suuremad kaotused lahinguväljal. Varsti ei pea Venemaa muretsema ainult territooriumi netokaotuste pärast. Muret tekitavad ka sõdurite netokaotused. Ja Venemaa armee nõrgeneb ka muul viisil. Putin ei otsi andekust, kui ta määrab oma kindraleid. Ta otsib alluvust koos valmisolekuga olla nii korrumpeerunud kui vaja, et ellu jääda Venemaa sõjaväe väänatud süsteemis. See ebakompetentsus, kuigi mitte korruptsioon, kandub edasi ka sõduritele lahinguväljal. Ivan, kes oli Vene värbatu ja saadeti lõpuks rindele, kirjeldas Venemaa uute sõdurite väljaõppeprotsessi väljaandele United 24 Media veebruaris. Pärast kõiki arstlikke kontrolle küsiti mult, kas olen ülehomme valmis sõjaväebaasi minema. Meid treeniti 5 päeva. Ootasime veel 5 päeva, kuni toimus üksuste vahetus ja siis läksime lahingupositsioonidele. Meditsiinilised protseduurid pluss 10 päeva ettevalmistust. Just nii palju saab Vene sõdur enne, kui ta saadetakse rindele, et püüda saavutada territoriaalseid võite, mida Putin soovib. Kuid samal ajal, kui Putin vireleb oma kindralite valede küüsis ja tema enda sõjavägi jätkuvalt nõrgeneb, kaotab Venemaa Ukrainas positsioone. Muidugi ei mängi siin rolli ainult venelaste ebakompetentsus. Ukraina mitte ainult ei pea vastu, vaid kasutab olukorda maksimaalselt ära ja kohandab oma taktikat, et saavutada suure osa oma territooriumi derussifitseerimine. ISW tõi Ukraina sõjalises kampaanias esile 3 peamist tugevust. Droonid, maapealne pealetung ja Venemaa sideolukorra ärakasutamine. Lissame veel 1 punkti, nii et jääge kuulama, et teada saada, mis see on, aga alustame droonidest. Need on Ukraina jaoks võtmetähtsusega. Viimaste kuude jooksul on Ukraina oma arsenaali lisanud keskmaa droonid ja need avaldavad laastavat mõju. Need droonid, mis lendavad kaugemale kui FPV droonid rindel, kuid maksavad vähem ja mille lennuulatus ei küüni Venemaale saadetavate kaugmaa droonideni, laastavad Putini tagalat. Need droonid lendavad kuni 200 kilomeetrit ehk 124 miili Vene rinde taha, purustades Vene logistikat ja hävitades õhutõrjesüsteeme, mis omakorda avab võimaluse rünnakuteks veelgi sügavamale tagalasse. Venemaa varustust hoitakse kinni või hävitatakse. Juhtimispunktid langevad nende droonide tõttu ja mõju rindel on selgelt näha, sest juba niigi halvasti toimiv armee laguneb veelgi. Rünnakud Venemaa õhutõrje vastu okupeeritud aladel avavad samuti ukse pikamaa droonidele, et hävitada Vene nafta ja sõjalist infrastruktuuri, mis nõrgestab Putini vägesid veelgi. Kui lisada Ukraina FPV droonid ja maismaa robotid, mis tegutsevad rindel, saad surmava kokteili. Kiev Post teatab,
et 96% Vene kaotustest põhjustavad nüüd droonid. See tähendab, et iga kuu kõrvaldatakse kümneid tuhandeid venelasi, ilma et nad saaksidki päriselt Ukraina sõduriga võidelda. See on lihamasinate vastu ja sellises võitluses saab alati olla ainult üks võitja. Ukraina laiad tapatsoonid ulatuvad nüüd sügavamale ja laiemale kui kunagi varem ning Venemaa murrab nende vastu omaenda hambaid. Mitte, et Ukraina sõdurid midagi ei teeks. Kui mehhaniseeritud rünnakud jäävad Ukraina porri kinni, saadab Putin väikseid infiltreerimisüksusi Ukraina rindejoone taha. Need üksused on Venemaa propagandale eluliselt tähtsad. Sellised inimesed nagu Garassimov paisutavad oma numbreid, lugedes vallutatud territooriumiks ka need alad, kus 1 või 2 Vene sõdurit meeleheitlikult varjuvad ja ootavad abi. Ukraina on nendele taktikatele jälile saanud ja loonud otsingu- ja hävitusüksused, mis tegutsevad hallides tsoonides, et Vene sissetungijad hävitada. Neid üksusi toetavad Ukraina keskmaa rünnakud. Kui Venemaa tagalas hävitatakse, ei saa ta saata varustust ja sõdureid, mida oleks vaja sissetungijate saavutuste kindlustamiseks. Nii kõrvaldatakse sissetungijad enne, kui nad saavad neile mõeldud toetuse kätte. Jällegi, Venemaa sõjaline jõud nõrgeneb. Siis on veel Venemaa sideolukord. See on olnud õudusunenägu alates sellest, kui SpaceX sulges Venemaa ligipääsu Starlinkile, millele Putini vägedel oli juurdepääs tänu ebaseaduslikele terminalidele. Pärast seda sulgemist langes Starlinki andmeside maht lausa 75%, teatas Militani 12. märtsil. See näitaja, rohkem kui ükski teine, näitab, kui sõltuv Venemaa sellest tehnoloogiast oli. Nüüd on see enamasti kadunud. Mõned Vene üksused suudavad siiski endale veel töötavaid Starlinki terminale hankida, nagu teatab Russian Life. Aga nagu ka Vene armee ise, on see ligipääs killustatud ja kaugeltki mitte piisavalt laialdane, et olla tõhus väljaspool üksikuid väikseid rindelõike. Kui lisada siia Putini kampaania Telegrami vastu, siis on Venemaa sõduritel nüüdseks otsas kõik kaasaegsed sidepidamisvõimalused, ilma et neil oleks midagi asemele panna. Ja see toob meid 4. eeliseni Ukraina pealetungi kampaanias, mis viib selliste tulemusteni, nagu me aprillis nägime, aktiivne kaitse. See on Ukraina uus strateegia aastaks 2026 ning see tähendab täpsuse kasutamist, et ära kasutada Venemaa nõrkusi. Kõik, mida Ukraina teeb, sunnib Venemaad reageerima, reserve ümber paigutama ja oma lähenemist muutma, kuid need muutused ei tule piisavalt kiiresti. Tekivad lüngad, mida Ukraina saab ära kasutada. Ukraina kaitseb visalt seal, kus vaja ja ründab Venemaad seal, kus Putini väed on kõige nõrgemad ja kõige vähem valmis. Ukraina tugevdab seda strateegiat, võttes sõjalise struktuuri osas Venemaast vastupidise lähenemise. Kui Vene armee muutub killustatumaks ja pöörab väljaõppele vähem tähelepanu, siis Ukraina suurendab väljaõppele kuluvat aega ning korraldab oma sõjaväge ümber, et tagada üksuste ühtsus. Ukraina vähendab samuti oma sõltuvust sõjalisest abist, arendades jõudsalt kaitsetööstust, mis keskendub vajaliku varustuse tootmisele oma strateegia elluviimiseks. Me ei näe Ukrainalt suurt ja laiaulatuslikku vastupealetungi. Aktiivne kaitse ei tähenda seda. Lahinguväljal näeme me hoopis rida läbimõeldud lööke. Olgu selleks siis keskmaa droonid Vene tagalas, kaugmaa droonid Venemaal endas või maaväed, kes hävitavad Vene positsioone, millel on kumulatiivne mõju. Venemaa sõjaväge häiritakse pidevalt ja aetakse segadusse. Ukraina tabab kõiki õigeid survepunkte ja olukord läheb ainult paremaks, kui nende üksused muutuvad lahinguväljal ühtsemaks. Esimesed tulemused on käes. Venemaa seisab silmitsi rekordiliste kaotustega ja on esimest korda peaaegu 2 aasta jooksul kaotanud territooriumi. Putin ei tea seda veel, aga Venemaa kaotab seda. Olukord on muutunud, sest mees, kes suudab toetuda vaid taktikatele, mis enam selgelt ei tööta, ei suuda Ukrainale vastata. Tuleb rohkem droone, rohkem surma, rohkem kaotusi. Isegi soojamad kuud, mis saabuvad hiliskevadel ja suvel, ei päästa nüüd Venemaad, sest Ukraina devenestamine on käimas. Venemaa sõjaväge lammutatakse süstemaatiliselt ja kevadine pealetung on rekordajaga kokku varisenud. Ja kuidagi läheb Putini jaoks olukord veelgi hullemaks. Kuigi Ukraina prioriteet on mandri territooriumi vabastamine, pole ta Krimmi unustanud. Alates 2014 aastast ebaseaduslikult okupeeritud poolsaar allutatakse nüüd omaenda pikaajalisele derussifitseerimisele. Ukraina isoleerib Krimmi. Ta ründab varustusteid, laevu, sõjatehnikat ja logistikasõlmi. Kõik selleks, et valmistuda hävitama ainsat asja, mis võimaldab Putinil poolsaart kontrolli all hoida. Kui soovid rohkem teada saada, vaata kindlasti meie videot, mis käsitleb praegust olukorda Krimmis. Ja kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida The Military Show, et sa ei jääks ilma meie viimaste Ukraina sõja arengute kajastusest. Aitäh vaatamast!